tooraine on pärinenud siis tegelikult ütleme Eesti, et Eesti lammas Saaremaalt Pärnu kalurite koha on paika toodud. Magusaks saab veel ka kama, maht ja on ka harver ja on ka kuivatatud metsjõpikas. Nii et alustame siit poolt, et kohtunik auartust siit poole poolt. Nii et esimene aps, mida me proovime, on koha. Koha on siis meil tehtud grillil, kus on must vutimuna, kus on must muld, kus on kergelt vürtsikas punane kapsas ja süstlast saame ka inspiratsiooni kastmeks. Kastmeks on meil mangokasted, nii et alustame kohe sellest ja koheselt liigume ka pärast seda edasi. Nii et mida rohkem ja muidugi siin on ka heeringumarja, mis on eestlaste poolt, marineeritud, kõik väga õige, ilus, esimene katse on ilus, kohtuniku poolt, väga hästi serveeritud, töötab niimoodi vastu peale, nii et alustame, nii väga õige. Ka Eestis on probleemi süüsaldega, nii et me proovime ka süüsaldest saada inspiratsiooni, et ka toidumaailma seda sisse tuua. Siit saab kõik lusikaid ja asju, et igaüks, kes võtab omale ka söömiseks kaapli, et siis hoiame seda lõpuni välja. Nii, siit võib ka võtta, on ka kerge porru, mida võib ka väga vabalt süüa, mitte midagi ei ole. Võib selle koha juurde väga hästi. Koha on marineeritud natukene veetamipäraselt kergelt soja, roheline sibul ja kõik siukene muu juurde. Et kui kõik selle koosluses süüa, siis kapsas annab vürtsi, koha annab sihukest värskust ja kaste peaks nagu väga teraldava meelt. Tundub, et läheb hästi. Proovige muna ka, kuna esimese mulla tegime oliividest, mida me siis kuivatasime ja ka tegime mullaks. Et väga huvitav leid jälle, et tõsiselt huvitav koosluses. Ja, et järgmine aps on meil siis part, mille me oleme siis grillinud samamoodi, mille all on siis meil barbecue, ütleme kirsikaste, mis on kergelt vürtsikas ja kergelt hapukas. Aga kuna part iseenesest on hõrk ja pehme, siis me oleme pannud sinna ühe mõnusa hirniniilu, käisin ise metsas korjamas seda kuusevõrset ja panin ka juurde niisuguse parmesani tatsiga puru, mis on siis roheline. Et alustame ka sealt, et see on nagu ka väga hõrk ja mõnus. Ja julgelt kohe kõik väga õige, nii käibki. Et aiapeol on ka kõik võetakse näpuga, ei ole mingit häbenemist sõna ees, et kõik süüakse ilusti, puhtaks ja võikka. Nii, siis lähen järgmise asja juurde, mina hakkan vaikselt juba rääkima teile lambast. Lammas on siis meil Saaremaale ja me oleme juba Saaremaa smetana valinud selle jaoks ja oleme ka valinud ühe sellise mõnusa, ütleme isetehtud tomatikaste, kus siis on paprikad, tšillid, asju ja me oleme vürtsitanud sellega kergelt ära ja kõrvale pakume ka ühte marineeritud kännuseed, mis tavaliselt nagu inimesele võib-olla ei ütle midagi, aga kui sa seda kõik seal koosluses proovid, siis on nagu ülimalt hea. Et igalühel on oma kotikene, et mõtlesime välja, et võiks olla ka asi kotis, et kuna tegemist on aiapeoga, siis iga kord ei ole võimalik kõiki asju käes hoida. Siis ongi selline kotikene, et sööd oma toidu ära ja viskabki selle kotikesse minema ja ongi selle apsu läbi. Et see ongi niisugune fantastiline ja kahte võib panna lihtsalt sinna mulu peale, ega midagi ei juhtu. Et maitseme, kõik kohtunikud ilusti lamba juurde, et ärme jääme seisma. Kuna meil on veel jäänud 2 astet. Et jah. Nii, meie jätame kohtunikud siia
Amps Barbecue tiimi juurde maitsma ja sina, kapten, saad rääkida nüüd kõvahäälega meile kõigile, aga mina lähen järjest edasi selle mikrofoniga. Vahepeal fännid kõik koos, me teeme Amps Barbecue tiimile suure aplausi! Elagu Amps Barbecue tiim, me täname teid ja minu ülesandeks on minna ja nüüd juba on meil tegemist barbecue võistkondadega. Mina lähen esimese esitleja juurde, kes samuti on meile Fantaasia roa valmistanud ja see peaks olema Meira grillivad fuuriad. Selline äge võistkonna nimega tiim on meil osalenud juba 2007. aastast Grillfestil. Muide, Meira oli 2007. aastal ju üldvõitja, mäletate? Ja 2009. oli Meira Grillfestil üldvõitja. Barbecues aga on nad osalenud alates 2009. aastast ja hetkeseisul on selle tiimi parim koht barbecue võistlustel 2010. aasta teine koht ja nad kaotasid ainult 4 punktiga gurmeegaalale tookord. Fantaasia voorus on nende kõige parem koht olnud 6. ja see 2013. aastal. Nii et teie ees on, kallid kohtunikud, Meira grillivad fuuriad. Kas me võime kohtunikud paluda lauda? Palume kohtunikud lauda istuda, olge tublid, nautige ja mina annan siinkohal sõna võistkonna kaptenile, kelleks on vähemalt kõneisikuna Kristiina. Ole hea! Et šokolaadi leivapurus on ka tunda tatsi, vürtsi, et anda sellele samale magustusele kerge lõmbu juurde. Sest marmel on hapu, aga kui me võtame seda kõik koos, siis mida me siis täna pakume? et siin on viimane magustus meil. Nii et olge lahked ja proovige ja see on kahjuks suhkruga. Endiselt ei hakka. Sellepärast valmistada head toitu. Magus on teine magus. Külalised rahva. Täiesti tavaliselt rantsumise Pavlova retseptiga. Tegemist on ikkagi Eesti leiva, musta leivaga, Fatseli leivaga, Eesti annekese šokolaadiga, kamajahu, kreemiga, kõik ja koduaiara barbariga. Ja on kuivatatud jõhviga, see nagu benseena tehtud, kuivatatud jõhvikas. Et ülimi niisugune amps, mis tervendab aiapidu väga kõvasti. Ma ütlen ausalt, et ma ise olen seda proovinud läbi mitu korda teinud ja katsetanud, nii et ma julgelt soovitan kõigile. See kamokreem on millega siis? See on tehtud smetaanaga. Smetaana, see on kaks hapuvoor, sellepärast et kui teha keefiriga, siis massid vajuvad alla lihtsalt, et see ongi sellepärast, et mis siis ikka öelda, kõik on äärmiselt imeline. Meira grillivad fuuriad on oma teada-tuntud tasemel ja kohtunike rahulolevatest nägudest võib välja lugeda sulnist rõõmu selle maitsva suupiste üle. Oleme nagu sellises üliõitsust tekitavas suvekohvikus, kus kena ja ülimalt ilusa ilma kõrvale pakutakse imelist magusat suupistet, natukene kohvi ja kui ainult midagi oleks soovida, siis võiks mängida üks mustlasviiuldaja, mingisugune selline atraktiivne mustlasviiuldaja, olgu ta siis mees või